suht tõsine. Suht tõsine teema, jah. Et rooside sõjas selline saade siis reisi võitnud perekond ei lähegi koos reisile. Mis perekonnad siuke on siis? Seal ongi see, et kes see perekond on? Valgusta meid. Ma olen siiamaani seda aru saanud, et Eestis on geiabielud on keeratud ju. Et kuidas saab Mart Juur, Ain Mäe, Ott Kiivikas, Indrek Taalma olla koos perekond? Täiesti arusaamatu. Ja teiseks on see, et palju nad seda raha võitsid, 10 tonni või? 60 tonni. 60 tonni või? See on 20 tonni nägu või? No jah. Ei ole nii palju. Ei ole, 15. No 15, palju see, kas 15 tonni eest saab reisida küll? Pariisi kuskile, Saksamaale. Aga just see, et tegelikult huvitav, palju neil muidu raha sisse laekub, oled sa kursis nagu. Et, hakkame arvutama, siin on kõik päris head nimed, ma kujutan ette, et üks 30 tonni näopihta iga kuu vist igal ühele küll tuleb ära, eks ole. Usun küll, jah. Ja 30 tonni pluss nad said selle 60, võib-olla nad panevad selle raha kokku ja ostavad omale midagi, ostavad kaatrile, sõitma näiteks. Mart Juurel on, mina tean, 2 töökohta. Ta on raadios, teeb saadet, televisioonis teeb saadet, ja 3 on veel, ta on kuskil Postimehel. Jah, kindlasti nii. Postimehel tiksub juba, ma arvad, mingi 15-20 tonni. Nii, kindlasti 20. Ärapanijast tiksub ka umbes sama palju. 20-40 siis kokku, ütleme, arvutame niimoodi 40. Ja nipetab, et pudi juurde, eks ole, Ka 50 tonni kuus. 50 tonni kuus pluss siis nüüd ta sai selle 60 tonni see reisi, 60 tonni jagamisele, ütleme 15 tonni juurde. Ja need ja ütleme teised samamoodi tegelikult ju. Vaata, et ja kes see perekond üldse, kes see vaene perekond oli, kes see alla jäi, et see, kes päris pere, kes ei võitnud, see sai nagu läks tühjada kättega ära ja mingid kuulsad staarid said 60 tonni. Nad peaksid selle auidma ikkagi annetama kuhugi. Sellele perekonnale näiteks, kus on Tartus 10 last peres. Jah, väikses korteris, nad võiksid selle vabalt annetada. Minu meelest see on rõve. Mis toimub?